Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavani Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Tere, mina olen Hans ja mul on super hea meel, et te olete siia kanalile sattunud. See osa on minu jaoks natuke erilisem ja mul on väga hea meel, et ma seda kõike teiega jagada saan. Vastutasuks ma ei soovigi mitte midagi muud. Kui teile see video meeldib, siis palun visake sinna alla like. See aitab meie kanalil kasvada ja innustab tegema uusi videoid. Aitäh teile ja lähme vaatame, mis saama hakkab. Kell on küll 11, aga see ei tähenda, et me poleks produktiivsed olnud. Oleme sättinud enda karavani reisisemude režiimi, ehk me saame siia võtta nüüd sõbrad kaasa, sest täna tulevad külalised. Aga enne lähme vaatame, mis siin loodusel meil pakkuda on. Ma tean, et sealpool pidi veel olema mingi NATO cave. Ei tea, mis see tähendab, aga see on hirmsam. Siin on ilmselt mingid punkrid kunagi ehitatud veel, nagu näha. No, see pool on siin disappointment. Ei lähe mitte kuhugi. Huvitav, kas siin on tehtud kunagi midagi? Siin ei ole isegi näha, et see nagu kiviseini oleks lõhutud, et see on nagu... See on lihtsalt siia peale tehtud. Kas siit läks mingi alla, siis mingi lift või? Unus. Lähme vaatame NATO cave'i üle. No. Here it is. Siin ma teen küll pildi autost. Damn! Mul meeldivad sellised maha jäetud kohad palju rohkem kui mingi kiviunnikud keset muru. No oleneb, kas see on ilusad või mitte. No see ei ole üldse ilus. See on nagu spooky ja põnev. Ma mõtlen need kiviunnikud. See, kus me viimasena käisime, see oli ju lahe. See on mäe otsas. Müstrases. Müstras, jah. See on midagi säilinud. Need ei olnud nii vanad. Jah, seda ka. Ja kui sul on mingi kivi on kuskile klaasi taha pandud öeldud, et see on mingi 10 000 aastat vana tööriist, siis no jah, see on jah, see on meil. Look at this! Ateena. Kuidas see kirjeldaksid? Wow! Tahtsin küsida, et kuidas sa kirjeldaksid seda vaadata. Wow! Natuke edasi uudistades jõudsime vana kirikuni. Kiire veebiotsing andis vaste, et Püntsantsi ajal ehitatud kirik aastast 1234 valmistati 2 pühakule. See selgitas ka, miks kirikus oli 2 altarit. Selle pisut ängistava, kuid huvitava sisemuse ja kunstiga kiriku tegi veel põnevamaks tema asukoht, Mäekoopa Jalamil. Taveelise koobas osutus üllatavalt suureks. Seda võis võrrelda lausa mõne spordihalliga. Legendi järgi kasutas kunagi bandiit nimega Taveelis koobast varjupaigana ning hoidis seal oma varandust. Lisaks seostatakse seda paika müstiliste jõududega ning just seda jõudu läkski mul järgmine hetk tarvis.
tehtud! Ja rohkem ei tee. Aus. Nii peabki. Rohkem ei tohigi. Jah. Mõtle, me oleme kihlatud, Sandra. See on ka nii veider, sest me oleme mingi lapsed, ma arust. Ei ole või? Ega ma hommikul ärgates isegi ei teadnud, et selline asi juhtuma hakkab. Sõrmus oli küll ammu kaasa pakitud, aga täpset kuupäeva ma paika ei pannud. Teadsin lihtsalt, et tahan seda teha veebruaris, kuskil mäe otsas sooja ilmaga. Need linnukesed olid olemas ja kõik märgid vihjasid sellele, et peaksin seda just täna, 5. veebruaril tegema. Näiteks hommikul, kui Sandra ärkas, rääkis ta enda pöörasest unenäost, kus mina tema kätt palusin. Unenägu polnud küll nii perfektne, kuna sain sealt korvi, aga tahtsin tõestada, et päriselt ma suudan seda ikka paremini. Kirstordil oli muidugi see, et meie poole olid juba lendamas sõbrad, kellega head uudist jagada ja kihlust tähistada. That's it, thank you. Muidugi, tulime mäe otsast alla ja viisin enda kiilatu siis kohe ühte kallisse kohta. Tulime tanklasse. Head uudised ka veel. Pump sai vist nüüd ilusasti säädistatud. Ja 11,4, et enam ei ole 15 liitrit sajale. 15 liitrit sajale, see oli ilmselgelt midagi valesti, aga nüüd on korras. Okei. Ega bussijuht ei oota, kurat. Tšau! 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 Tema on Henri, üsna otsekohese jutuga mees ja teada-tuntud kassipapa. Tihti aetakse teda segi Koit Toomega. See on Tanel. Autoroolis on ta kiire mees, kuid vastuste andmisega peab ta päris pikalt mõtlema ja vaatama. Ja lõpuks Karl. Ta on rahvamees, kes suudab iga kord elu käima tõmmata ning on alati valmis kõigega kaasa lööma. Selle kuldse trioga võtamegi ette nädalaajase tripi Kreekas. Good morning, brothers. Good morning. Hello. Hello, hello. Mingi veel edasi otke. Otke edasi. Veel on veel. Ei olete. Käike malal tere. Nii, let's go. Let's go. Appelsini korjamisega algas meie teekond läbi Peloponneese poolsaare. Punkte, mida läbida tuli, oli kaardile märgitud üsna agaralt, nii et ratastele tuli ainult kuuma anda. Henri ja Tanel on meil ka varem Lõunamaal külas käinud, kui elasime karavaniga mõned aastad tagasi Hispaanias. Sellest kujunes välja Vahemere suvitajate kamp, kellega seekord liitus ka Karl, mis ta ametlikult kamba liikmeks tegi. Tore on omada selliseid sõpru, kes on alati seiklusteks valmis. Aga nüüd käime läbi poest ja teeme kiire snäki, et juba varsti olla kohal meie esimeses sihtkohas. Pidime siis poistega tegema kultuurireisi ja natuke Kreekat nautima. Aga Kreeka teed on sellised, et need ei ole väga kiiresti läbitavad. Ja siis ma ei tea, me oleme vist graafikust päris maas. Tuleb asju jah, nagu välja visata plaanist vaikselt. Käime sullatamas ära ja... Aga jaa, praegu tuleme kuuma allika juures. See oli ka märgitud ja ma arvan, et see on väärt kogemus. Haisust on tunda juba, et oleme lähedal. Siuke munakas on jälle üleval, jah? Sa käisid juba juures ka, oli soe vesi? No vannivesi ta päris ei ole, aga muidu on soe küll, jah. Palju soojem kui Vahemeri. Sõidame alla siit. Poisid on vannis. See on mõnus, Näite vaadet ka. Kurat, see oli ikka väärt sõit, ma arvan. Tasus ära. On nii soe, jah. Jaa. See on mõnus, jah, siuke leige. Siuke haige. Siuke leige. Ma arvan, et mina oma sõrmust ei julge siia sisse panna, et kes teab, mis see päev veel teeb sellele. Ma panen oma sussi või sokki peale. Vaatad ära, ega oota.
Proovime kõik ära matsil paukunud. See oleks päris pull tegelikult. Jaa, see oleks päris pull. Hea vaade. Kas oleks veel hea vaate vannis on? Ei ole, aga vist ei ole üldse olnud vannis Vahemere kõrval. Lähme. Vassime sinna. Ma mõtlen, et see rada oli meedium raskusega. Talla alt on järsku valus. Selles kivide äärte peal astumine. Vaatast või komistus. Kaua veel? Tulge minuga. Lähme. Sa paned normilt ikka. Jaa, ma olen matanud küll nagu. Kas see on siin, see koobas? Ju vist oleme kohal siis. Hallo! Väga ilus koobas ju. Mina seivisin selle mäkki. Palun. Tänage mind, mina keerasin rooli. Sina ainult järgi. Kell sai 16.51. On sul väike aeg. Kuulge, mul on kohvi isu, nii et ma lähen kiirelt kohvile. Goodbye! Siin on loik, siin on triibud, siin on teine loik. Ja see on meie autolt tulnud arvatavasti. Tilgub. Tšuke asi. Võib-olla see on katki. Võib-olla ei ole. Võib-olla piisab torude klambrite nihutamisest natukene. Teine asi. Mul on vahetamata see poolik, mis tuleb salongi soojendajast siia taha. Et see sama koht lekib sinna. Selles suhtes otsa ei ole saanud veel. Siit on ilusasti näha, et on vedelik olemas. Ma arvan, et see nagu liigne kuumus tegi talle selle asja. Et auto ei läinud küll nii soojaks, et mingi tuluka oleks pelama läinud, aga lihtsalt seda on näha, et ta läheb ikka soojamaks ja külmemaks. Peaks tegema mingi tabeli, vaata, et mingi töökohtades on lauahoonetes näiteks see, et mitu päeva ilma tööõnnetuseta läbi sai. Siis me peaks autol tegema, et mitu päeva ilma breakdownit ja me oleme möödunud. Kas saab 360 päeva täis? Seda ei juhtu kunagi, ma arvan. Ma otsustasin, et ma ei hakka midagi lahti võtma, et ma panen lihtsalt teise klambri hetkel sinna. Vaatan, kas see aitab. Kui ei aita, siis ma hakkan sealt vett välja laskma, sest see on kõige tüütum tegemus üldse. Hommik, äratus! Täna on 7. veebruar, täna tuleb meie uus video välja. Aga me teeme hommikusöki. 32 kraadi, mida te teete siin? Siin on sauna. Mida te igistate? Need näevad enne kõige odavamat läusting ja selle kohta kõige odavat läusting kindlasti. Kuidas maitseb? Nagu lammas. Maha ei kannaks. Nagu lamma, jah. Muuesti ei võtaks. Ma ei ole ka fänn vist. Mis see on, Sandra? See on originaalne Kreeka jogurt ehk lamba viimast tehtud Kreeka jogurt. Ja koos meega, eks ju? Ja see on meega, ma panin mett peale. Bänger. Kuidas hindate? No teist amps või võtta. Decent oli jah. Jätame teistele rohkem. Need on head hinnangud.
kõige tähtsam saak on käes. Nüüd võib, ma ei teagi, mida teha. Nüüd hakkab mahla pressima. 2,5 kilo oli enam-vähem, eks ju. Kurat, see on aus, see on jah 2,5 jah. Ja kilo hind oli 40 senti. 40 senti jah. Eestis maksavad ühe apelsini eest mingi 40 senti. Ja siis on üks eriline sõnum siin Jako Jõgile, kes ostis Poolas 50 euro eest oliive, siis me saime siin 3 euroga siukse kotitäie. Ongi nii kalli. 51,23. Ja mis sa ostsid? Oliive! Ole! Aga need on bänger oliivitu. See ei ole küll sama palju kui tähestis, aga siin on ikka päris palju neid. No nii. Veel manti. Siin on vesi lihtsalt. Sa said vett. Evi on. See on õige asi, see on Tsiporo, see on see kohalik puskar nii-öelda. Tõmbab elu ma silti tõtte, muidugi. Ütles, et 38 kraadi oli. Õhtul proovime äkki. Kõik on saagiga rahul või? Ei saa korda, jah. Turul käik on edukas on. Üstamas käia. Ühesõnaga tagumine kõrvalistuja rattalaager on jälle omadega pistjetsis. Olen ta 2 korda vahetanud juba 5 aasta jooksul. Ja nüüd eelmisest korrast ei ole vist poolt aastatki möödas. Sandra ei taha üldse siia raha alla pommi alla panna selle autole. Kus õhku selle? Nii et kui keegi tahab pommi raha eest selle ära osta. Praegu halbett müümiseks sul on see emotsionaalselt nagu lihtne ära anda. Emotsionaalselt lihtne. Ma olen seda juba pool reisi mõtlenud, et peaks selle juraga, ma ei tea, kaljult alla sõitma. Öelge veel, et ma pole neetud. Ma arvan, et see auto on... See on sellest nurgast, ma arvan. See on nagu... Siin on sellest nurgast. See nurk siin. Ma arvan, et sellest nurgast. Kas me melgi saime? Saite mingi needu sellega küll? Kuule, see needus oli sellest hetkest, kui ma selle auto ostsime. See oli full needus. Terve aeg. Püha mees peab püha vett peale viskama, ma arvan. Ma võin püha mees olla. Mulle sobib. See on kõige püham. Kuidas on oliiv? Mõtle meie teist ei võta. Ja teile rohkem. See on maitse asi, ma arvan, et kui see on nagu... Maitse asi jääga. Kui sa 2 õlut ära jõud, siis see on päris head juba. Ja siis hakkavad meeldima ka. Esimene ei olnud jah. Äkki sa sõid kehva, proovi uut. Teine on parem äkki. Let's go. Läheb veel nagu vett valaks. Nagu natuke joome siin vett ja oleme tervislikud. See läheb ka siit eest ära. See tuleb ära veeta. Proovime siis seda natuke kraadiga vett ja... Proovime seda, mis kuskil millegi kirjas pole. Mis see olgu? Kodukraam. Läheb. Turult tossime. See küll 38 ei ole. See ei ole üldse hull. Nagu pisar tuli silma ikka. Kuhu sa kadusid? Ma ei tea, ta on nagu... Hans ütles, et parem kui viin. Jaa, järelmaitse on kindlasti parem. Jah. Ta nagu algul nõelab kuidagi, aga ta nagu laabub. Ei maitsed. No. Võib-olla probleem on selles, et ta on äkki soe. Võib-olla ma pigem jooks seda uusot kui seda. Proovime uuesti. Hans joob nagu kohvi seda. No see on nagu puskar ikka. Ei, see on rüve ikka. Okei, järel maitse tuli. Sellel ennem ei olnud. Ja võib-olla on soe, jah. Viimased 2 päeva on siuksed suht kaootilised. Ma olen pigem rohkem vist auto all olnud kui filminud. Aga jah, tagumine rattalaager tekkis. Neid saadeti kuhugi Volkswagen Audi kohta. Ja loodetavasti nad leiavad varuosa täna, et siis saaks rattalaagri ära vahetada. Põhimõtteliselt saaks ise ka selle tehtud, ainult 1 tööriist oleks juurde vaja. Ja ma ütlesin, et ta vahetaks ära ainult 1 poole siis. Et ma tean, et nüüd vahetatakse koos muidu. Aga 10 000 on sõitnud ja läbi, eks. B-varuosad on nagu alla igasugust arvestust lihtsalt. Aga see tähendab, et meil on terve päev linna peal aega filmida, vaadata, mis siin toimub. Mis linn see on üldse, Sandra? Argos. Argos. Me oleme Argoses. Eile pidime jõudma siis Olümpiasse,
poistel oli seal ööbimine võetud, aga kuna see laager oli ikka suht halvas seisus, ütleme nii, siis otsustasime, et tuleme lähimasse linna ja vaatavad endal siin ööbimise, et sinna edasi-tagasi oleks meil läinud 4 sotti kilomeetrites. Et nad selles suhtes nagu kaotasid selle ööbimisraha. Aga nad said siit suht odava ööbimise ja kütuse pealt võitsid ka kokku, nii et võib-olla isegi võitsid natuke, olümpiat ei näinud, aga huvitav pisike Kreeka linnake nüüd, kus me oleme, et vähemalt näeb sükest. Good morning. Morning Texas. Peate ütlema, mida need vaatajad peavad tegema nüüd. Vajutage seda bell-iconit ja hittige subscribe nuppu. Täpselt nii, mees teab. Kui saatus on kord juba meile sellise koha tee peale pannud, siis otsustasime seda ära kasutada ja läksime linna avastama. Olime eelneval õhtul internetist vaatamisväärsuste kohta veidi uurinud ja silma hakkas üks suur vana amfiteater. Argose teater ehitati 3. sajandil enne Kristust. Mahutades 20 000 inimest on see üks suurimatest iidsetest teatritest Kreekas. Siin peeti Zeusile pühendatud Nemea mänge, kus võisteldi nii erinevatel spordialadel kui ka muusikalistes etteastetes. Samuti korraldati siin erinevaid festivale, mille eesmärgiks oli inimesed kokku tuua ja tähistada Kreeka elu ning kummardada oma jumalaid. Me igaks juhuks vaatame siis plaan B, kas poisid saavad õigesse linna, kui meil autod täna valmis ei saa. Hetkel kõnnime siis bussijaama poole, et saada natuke infot, kas siit läheb buss sinna järgmisesse linna või ei lähe. Oleme jõudnud bussijaama. Vaatame, kas saame häid uudiseid või lähevad mehed jala. Seiklus oma ette jällegi. Sammutad kätte saama kuidagi. Täpselt nii. Hea uudis, siit käivad bussid, mitte küll sinna linnakesse, kus nemad on, aga sinna on mingi 5 kilti veel. Aga saame minna Korinti, iga 1,5 tunni tagant käib ja viimane läheb õhtul kell 8:45. Väga hea. Plaan B on nagu olemas. Yeah. Sobib, meil sobib. Nii on, jah. Plaan B. Kus seiklus? Alati vaja. Nüüd on plaan C-d vaja ainult. Kui buss kätte läheb. See on lennukiga. Nii, käisime nüüd peale bussijaama siis töökojas jälle. Mees ütles, et tunni aja jooksul peaks õige jupp tulema nüüd ja ütles ka, et kui nad juhuslikult ei peaks seda täna valmis saama, siis me võime rahulikult seal ööbida. Ma hoian pöialt neile ja loodan, et nad saavad selle ikkagi valmis. Sama. Ei, ses suhtes nagu, see on täpselt see 50% positiivne praegu, et see on nagu, meie jaoks on nagu hea, aga lihtsalt tahaks, et see saaks täna valmis, et me saaks kõik koos sõita vaata ära. Et ei peaks nagu eraldi nemad minema, siis me tuleme mingi homme järgi vaata. Et selles suhtes me oleme ennega koos, et nad võtsid selle auto täna ette. Jep. Et eile helistasime õhtul sealt kõrvalt garaažist ja siis täna juba said nagu ette võtta selle asja ja... Arvestades seda, kui me plaanisime sidurit minna vahetama selle mehaaniku juures, siis ta oli mingi, ai, mul aega alles mingi nädala pärast saatas. Okay. Lootused on üleval, pöidlad on pihus. Ma loodan, et nad meid tühjaks ei röövi. Need laagrid ei ole väga kallid, eks osad on odavamad, teinud kallimad, aga töötunnid on ka. Üldjuhul on räägitud, et Kreekas mehaaniku töötund ei ole nii palju kui Eestis on muidugi. Loota võib. Põhimõtteliselt eile peale seda, kui me käisime esimese mehaaniku juures ära, kes meile kontaktid andis, siis Hans ütles, et kuule, mäletad, mida ma ütlesin siis, kui me sealt eestlaste juurest ära tulime või? Et vähemalt ei pea enam katkise rattalaagriga sõitma. Sest see auto, millega me sõitsime seal vahepeal ringi, see oli rattalaager oli täiesti sodi juba omadega. Ei tohi liiga õnnelik olla selle auto puhul asjadega. See oli nii jinxitud, lihtsalt nagu üldse võimalik. Ja täpselt, ma ütlesin seda ka, kui me sõitma saime, et vaata, liiga õnnelik ei tohi olla, et nüüd on hea meel, et nüüd on korras, vaata. Ei ole korras, päris läheb jälle. Ei tohi, ma ei tohi enam mitte midagi öelda lihtsalt.
poistel on kõud tühjad, nii et üritame leida sükest kohalikku toitu. Kiirosid, pitasid. No mehed, kõud täis ja meil hea. Tahaks magusat nüüd. My fat ass wants something sweet. Sandro läks maksma praegu ja siis ta läks küsima ka seda kohaliku Kreeka apelsini koogi kohta, et äkki me leiame kuskilt siit. Ma panen nii pintslisse selle kohe. Is this for me? Ossa, poiss on päris suur ju. Jurakas. Täna on see muud. See, mis me sealt restos saime, see oli ikka siuke pisike killuke. See on nii hea. Ma suren juba. Meestel käed värisevad juba. Et saaks maitsida ainult. Vedel. Nagu vett sööks. Tegelikult on hea. Kõige niiskem kook, mida ma söön toon. Aga kui sa vaatad seda konsisteenti, ta näeb välja suht kuiv ikkagi. No kurat, ma ei tea, läigib ikka. Ta näeb välja nagu siuke õunakook, vaata. Ei ole nagu mingi mega niiske oleks. Hea on küll, jah. See vedelik on tegelikult mingi nagu siirupi ja millegi leotis, nagu, et ta ei oleks nii nagu nii magus, aga et ta oleks magus. Makes me wanna dance. Räägi, kuidas seda kooki tehakse. Kreeka apelsini kooki. Ma lugesin, et tehakse niimoodi, et tehakse kook valmis sellest filotaigna tükikestest. Küpsetatakse ära, siis tehakse apelsini mahlast siirup ja siis valatakse nagu leotatakse see läbi põhimõtteliselt. Aga see tükk oleks võinud olla 2 peale. Jah. Mul natuke raskusi. Vaadake mul on veel suuremad raskused. Aga ma saan hakkama. Kas keegi sai õppuni ka või? Tubli! Champion! Ühesõnaga helistati garaažist, öeldi, et nad leidsid varuosa, aga nagu saavad homme hommikul valmis selle. Nad on 7 avatud ja et kui me sinna lähme, siis me räägime midagi tükest ette. Väga suur tahtmine oleks praegult väike lisaraha anda sellele töömehele, ütelda, et kas täna õhtul ikka saab auto valmis. Aga we are on budget ja me ei saa niisugust asja lubada väga vist. Aga samas we are on budget ja me ilmselt ööbime täna hotellis. Väga ei taha sealt tee ääres ööbida. Ja siin on ikka päris linna sees ja üldjuhul olen metsa vahel olnud ja siis on see, et kui häda tuleb, siis saad lihtsalt ära käia, aga siin linna vahel nagu nii mugav ei ole selle asjaga. No nii, sain natukene valesti aru, et jupp jõuab ikkagi homme kohale, et ei ole jõudnud täna. Ja siis meil ei saanud ka pakkuda seda varianti, et oleks talle natuke nutsu peale viskanud ja et oleks selle täna ära teinud. Aga näitas seda laagrit ka siis mulle. Midagi oli seal valesti pressitud või no, igatahes ta ütles, et see, kes selle laagri sinna pani, et see on tema süü, ehk siis minu süü. Aga ta ei seletanud mulle lahti, mida ma valesti tegin. Ütles, et homme räägime sellest. Aga auto peaks korda saama homme keskpäevaks või peale lõunat. Kuidas Molli ennast üleval peab ja millised seiklused meid Ateena sees ootavad? Et teada saada, pead järgmist osa ootama jääma.